Nii, tere taas, tere Eesti, tere, läks meelest ära. Sinul on kole aes, suht rõved on korrast ära. Mina kui iidsete kogemustega maastikuarhitekt, no nipet-näpet oleksin teha, aga no. Aga tuleb tunnistada, et muru on hästi niidus. On huvitav, kes selle küll niitis. Kui nüüd täpsemalt vaadata, siis iga muru meetri peal on üks kõrgem rant. No see on tulenevalt sellest, et Austraalia muru on meil natuke erinev. Ta sai lõigast lühtlaseks, aga kuna vihma sajab niimoodi, et 1 meetri peal 100, teise peale 100, siis on osa murust on nagu kasvanud. Ja lähme edasi nüüd siit. Saate ise ka aru. Siin on nüüd väiksed arhitektuurilised taiesed, mida võib ka Eesti taludes kohata, vankrirattad, värgid. Eestis tehakse meil farmitööd selliste masinad. Inimene just siin, omune veab ees. Siin uued valuväljed. Korjab siis nii, hop. Et kaalu vähendada, on siin pandud roosted külge, et natukene küljest ära kukuks, siis on kergem minna. On pandud roosted külge, et küljest ära kukuks. Makes sense. Või siin on meil, me veel sellega hiljuti veel tegime siin, korjasime avokaadosid sellega. Siit lähevad avokaadod, tulevad sisse, jooksevad siit, sorteerib toimist läbi, eraldab kuradi rääbised ja siis saad ise aru jälle. Ahah, ma sain ka targemaks. Nii, seal paistavad juba jällegi need kurikuulsad avokaadopuud. Seal lähemal natuke suumida, ma ei viitsi kaugele kõndida, aga sellest ei ole kasu. Kanad. On kanad, ma ei tea. Miks nad siin on? Sellepärast, et õhtul on vaja ka midagi süüa. Siin, selle väikse kaare all istume me Taaviga vahepeal õhtuti kahekesi. Käsi käes. Õrnutseme, kudrutame. Räägime. Loeme raamatut. Niimoodi. Mõtleme asjade üle järgi. Mõtleme veel kord. Mõtleme, miks ma seda tegin. Miks ma mida teen? Miks ma mida teen. Kui võtta kust. Kui võtta kust on need. Kust on need andmed päris. Sealt tuleb rihmale aetud kutsu. Sämi. Siin on siis endine restoranikompleks koos elutubadega, mille siis härra Paul Lancaster ära ostis. Ja põhimõtteliselt see alumine korrus on kõik restoranid, sellised tühjad praegu ja baarid ja värgid. Aga siin me teeme väikse grilli vahepeal. Siin väljas laua ääres teeme. Tegime hakliakastet, kartulit ja külmkoorekastet. Kõigil läksid keeled alla. Pärast läksid haiglasse, et kätte saada. Jah, lõigast välja. Maa-aavad olid kare keeles. Väga romantiline. Konnad krooksuvad. Õhtu. Jep. Võin nüüd võtta... Ma õhtul linna praegu ei näeda. Seal on meil noolemängulaud, kus me Jackaga eile viiki jäime. Ja pärast seda... Ja siit see nüüd siin paistab meil. Viigiga ei saa ju ometi minna. Kuna mõlemad tabasime esmalt keskel rohelist ja siis punast järjed. Järjepanu. Tihe on see konkurents. Tihe on see konkurents. Kõrged tasemel. Aed, jälle. Võrdlemise kole. Lähme vaatame minu eilse päeva ja mingi teise poole päeva töö veel üle. Et olla kindel. Oli lisaks banaanides rapsimisele, siis no kaalukaust on tihe, aga füüsiliselt oli see isegi ikka raskem. Ehk siis ülesandeks oli kõik need avokaadod puu alt, need toestustokid ära korjata, auto peale visata, õigemini käru peale, mis siin samas on. Siis see traktor, mida ma väga oskuslikult juhtisin eile, meil kordamööda siin käib see
ja siis suuruse järgi panime... nii, et võib ju norida tegelikult. Panime need võib ju norida, et tegelikult kui me vaatame, need ei ole päris kuidagi otsad on erineva kauguse peal, et alati üks parem. Kui nüüd mõni inimene, noh, erinevalt Jackost, kellel on ka mõtlemisvõime olemas, siis osad dokid olid vist valesti lõigatud erineva pikkusega, aga noh, see selleks. Siin on vahelised dokid, pulkaga mõni sama pikkusega sinine. Siin on meie suurepärane traktor, mis ei ole just selle aasta mudel. Aga sellest, kus me enne aastajaga alla läksime, see oja ääres, seal eile selle lauakoormaga näiteks me ei saanud üles sealt enam, hakkasime tagurpidi alla libisema. Siis tuli üks suurem härra traktor. Suurem traktor see? Ei. Suurem härra traktor tõmbas meid ülesse. Nii, see on selle Briani linnuharaka kodu. Tuleb välja, et ta polegi kodutu. Reeglina siis, kui siin on mõni väiksem laps, kellele kuna Brianil on kombeks rünnata igasuguseid inimesi, ka mina sain oma osa täie hoo pealt vastu pead lendab nokaga. Nii, olemegi jõudnud meie suurepärasesse kodukompleksi. Kuidas selle meeldiks võita kõik? Jacko, mine korista luba ära. Nii, põhimõtteliselt siis see on minu voodi siin. Kõik ilus vajalik on olemas. See on väike külmkapp. Külmkapp. Siin, seal on isegi ruumiga millegi muule. Peale piima. Jah. See on Jacko voodi, siin on lisaks ka mingid narrid veel, kes keegi ei ela. Oh, koerad elutoas. Mis tähendab? Välja? Off you go. Out. Off you go. See koer saab ilusti aru, mis ta koht on. Siis läheme edasi. Siin on veel suurepärane WC. Magamistuba. Siin on Jacko padi. Kaane lahti. Siin on duširuum. Kraanikauks on siin. Siin me käime raskemal nädal. Tualett. Ja... Oi, keegi meil siin. See on täis. No nii. Iseenesest ei ole viga. Ainuke asi on see, et pliiti värki ei ole põhimõtteliselt siin toas. Peame organiseerima siin erinevaid võimalusi. Restorani pliidile ja nii edasi. Siin on meie naabrid. Naabrist parem. Üks piiritšikk. Vabandust. Nägid, sai süüa ka veel. Ja siin on 2 boksi veel. Ainult 4 boksi siin ongi. Ja selle tõttu ka siin nii vähe inimesi elab. Proovime farmeri käest küsida, kuidas on 12 months eesti keeles. Kurat, jookseb ära. Ta kardab neid. Oh, come on here. You're making a video. What? A video. Video. Can you say how it is 12 months in Estonian? No, not that. Please, come on. I don't care. Fucking tastes good. That's right. So he tells me. Every day. Yeah. Nice day. Yeah. Yep, it is. Did you get much there? Yeah. You go down the street? And by the way, our farmer's name is Paul Lancaster. Okei. Seega vist on hetkel kõik, tiir on peal. Näeme jälle.